Täna me korraldame veeohutuse perepäeva Harku järvel. Oleme kutsunud kõik pered siia, et rääkida veeohutusest ja tõsta selle teema olulisust. Sellel üritusel meil on paigutatud territooriumil on mitu telki. See on Selts Eesti Vetel päästetelk näiteks, kus inimesed saavad visata päästerõngast, teha täpsustused. Meil on Päästeameti telk. Päästeameti telgis saab proovida erinevaid ohutusveste ning nemad räägivad ka paadiohutusest. On olemas ka virtuaalreaalsuse telk, kus saab mängida erinevaid veeohutuse mänge. Meil on olemas ujumisliidu telk, kus räägitakse ujumisoskusest ning kooli ujumisest ja lisaks praegu toimub minu selja taga märgi ujumine. See tähendab, et nii lapsed kui ka täiskasvanud saavad proovile panna oma ujumisoskust ning vaadata, millist vahemaad nad suudavad ujudes läbida. 25 meetrit, 50, 100, 150 või isegi 200. Kõige ägedam märk ongi 200 meetri märk. Meil on olemas ka supplauad ning seal instruktorid räägivad supplaudadest ja sellest ohutusest. Uppumine on vaikne ja see ongi põhiraskus märgata uppujad. Kuna uppuja eesmärk on saada võimalikult palju hapnikku ehk siis hingata, siis nii kui ta tuleb vee peale, enne kui jõuaks midagi karjuda, ta teeb sisse hingamise ning seejärel vajab jälle vee alla. Nii et sellised ettekujutused, et nagu filmis keegi vehib kätega ning karjub appi, sellist uppumist tegelikult ei ole. Ja vanemad tihtipeale vanemate tähelepanu on tihtipeale häiritud ka näiteks nutiseadmete poolest. Nii et oma lapsi tuleb jälgida rannas ja olla võimalikult lähedale neile. Minu soovitus nautige suve vastutustundlikult. Kindlasti jälgige oma lapsi ja kui te lähete veekogu äärde, siis uurige, millise veekoguga on tegemist, kas on vool, kas on lained, kas on vastavad ilmastikutingimused ning milline on selle veekogu põhi.